hästi ägedas kohas. See on siis nimelt Soome Lapimaa ja olen umbes 1250 kilomeetri kaugusel Helsingist, keset mägesid, järvi ja jõgesid ja sellises tundra piirkonnas, kus siis võib kohata põhjavõtru, kusjuures see jõgi läheb, seda kutsutakse Oro-Enoks. Oro on teatavasti siis põhjavõder, kes siinkandis elab, ja Eno tähendab siin siis kohalikus keeles ehk siis saami keeles suurt jõge. Sellise nimega jõgi on siis sellise vahva nimega. Ringi ja naudin ja imetlen kaunist loodust. Ja kui on siis piisavalt palju seda tehtud, siis on tore ka sigarikarbi kitarri harjutada, et see hobi on mul üsna uus tegelikult alles. 3. aasta on praegu ja siis eriti palju ta ruumi ei võta seljakotis, kuna tegemist ei ole eriti suure pilliga. Ja seetõttu ma otsustasin, et ma võtan ta siia kaasa, et siis on siin tore aeg-ajalt oma mõningaid lugusid, mis parajasti õppimisel on, harjutada. Selline vahva hobi. Aga siis, kuna mulle meeldib just mängida elektriinstrumenti, siis mul on seda väikene võimendi kaasas, mida on ka hea panna seljakotti, et ta ei võta palju ruumi. Tal on muidugi oma selline reisikotikene ka, kuhu ta spetsiaalselt sisse käib, et siis ta käib veel omakorda oma kotti ja siis siin on veel lisaks selline pidin ka veel küljes. Täpselt samasugune on ka siis selle samal kitarril. Et siis ma ei pea panema talle juhet taha, et siis saab rahulikumalt liikuda. Aga muidu see võimendi siis on, kui ta on ära laetud, tal on aku sees, siis ta kestab 7 tundi, kuni 7 tundi. Ja need väiksed vidinad, need kestavad siis ka umbes 7 tundi, et neid tuleb ka laadida, et siin on selline pisikene laadimispesa tal taga. Et selline mõnus asi, mida on tema sellise pisikeste mõõtmete tõttu on hea siis kusagile matkale kaasa võtta, eriti palju täiskaalu ka. Aga see sigarikarbi kitarr on ise 3-keeleline. Et muidu on ka 4-keelelisi ja see on Ameerikaga seotud pill. Ameerikaga seotud pill, et see tekkis 1800. aastate algupoolel ja alguses oli siis ta 1- ja 2-keelne, aga siis hiljem hakati keeli juurde panema, et tänapäeval on rohkem levinud 3- ja 4-keelsed sigarikarbi kitarrid. Et mulle hakkas pakkuma huvi just, et millist häält võiks teha siis 3-keelne sigarikarbi kitarr. Aga noh, tänapäeval tehakse muidugi ka 1-keelsed, aga 1-keelsed ei ole nii populaarsed. Neid 1-keelsed sigarikarbi kitarre kutsutakse tiglipõudeks, et siis mängitaksegi 1 keelel. Aga muidu see lugu, mida ma mängisin, see on siis jällegi Ameerikaga seotud. Et see lugu kandis siis sellist nime nagu Going Up the Country ja see laul siis loodi 60 aastat teisel poolel sellise USA bändi poolt nagu Can't Heat. Ja see laul siis räägib sellest, mismoodi linnas elada on selline hirmus ja kole põhimõtteliselt, et seal on palju müra ja kära ja
ja mõttekam oleks minna maale elama. Ja siis, et tuleks kohe asjad ära pakkida ja hakata siis kusagile maakoha poole siis kolima. Aga siis, nii et see on jah, selline, sai väga populaarseks looks tegelikult USA hipidel ja siis niipea kui see lugu välja tuli. Et väga paljudel siis sellistel festivalidel USA-s siis alates seal kusagil 60 aastate lõpus siis peale, kus oli siis eriti palju ka hipisid, siis sai mõnel pool lausa selliseks hipide hümniks või siis ka tihtipeale festivali hümniks. Aga see lugu ise, see Can't Heat, seda ma siis praegu õpin, et see mul alles üpris toores lugu. Et seda pärast, mida mul selge on tore mängida iseendale ja pereliikmetele ja võib-olla sõpradele ka. Aga siis ma laulsin esimesed 3 salmi ja peale selle kolmanda salmi siis tuleb alles refrään, et selles mõttes huvitav lugu, et tavaliselt on esimene salm ja siis on teine, siis on kohe refrään ja siis on teine salm ja siis on refrään ja nii edasi, et tavaliselt on nagu see salm ja refrään vaheldumisi, aga selles laulus on siis jah, kõigepealt on 3 salmi ja siis on refrään ja siis on põhimõtteliselt loo lõpp ka, et selles mõttes huvitav lugu. Aga siin on täna üsna ilusaks läinud, et siin natuke sadas vahepeal vihma ka ja näitas vikerkaart isegi ja siis jälle sadas ja et siin ilm on selline vaheldusrikas olnud, aga täna nüüd viimased tunnid on ilm päris ilusad. Et üsna tore on ringi vaadata, et ei pea päris vihmajopega olema. Nagu siin näiteks eile oli päris vihmane, et siis pidi kogu aeg vihmajope seljas olema. No nii. Ja kusjuures siin selles jões on üsna ja järvedes ka on üsna palju kala ka, et pidevalt näeb kalamehi ja siin tuleb haugi näiteks. Ja samas on see koht huvitav selle poolest, et kuna ta on nii kaugel, ikkagi 1200 kilomeetrit umbes siis Helsingist, siis on ta juba polaarjoone taga, nii et siin on siis nii polaarpäev kui ka polaaröö. Ja tavaliselt mai lõpus võib siin veel lumi maas olla. Päeval küll on juba plusskraadid ja see lumi sulab, aga öösel võivad miinuskraadid olla täiesti vabalt. Ja võib juhtuda ka seda, et juba augusti lõpus hakkab juba esimene lumi tasapisi sadama, et see maha küll ei jää, aga esimene lumi jah, võib hakata salama juba augusti lõpus. Nii et seda sellist ilmalumeta aega ei pruugi siin väga pikalt olla. Aga noh, seal kaugel on näha ka. Üks mägi on, millele natukene lund isegi veel peal, et küllap ta ilmselt sulab siin. Ja siis siin on igal pool ka neid vesiseid ojasid, suuremaid ja väiksemaid. Ja kui siin ringi matkata mööda seda tundra maastikku, siis kroksid on soovitav jalga või kaasa võtta. Et need peavad seljakoti küljes olema, et muidu kuulge, matke ikka matkasaapad jalas, aga siis kui on tarvis mõnest sellisest ojast läbi minna, siis peab jälle matkasaapad jalast ära võtma ja panema endale kroksid jalga, millega siis veest läbi minna. Ja mõned sellised ojad võivad olla ka üsnagi laiad ka. Et siin ma olen nüüd siin juba 3. korda tegelikult. Esimene kord see käis 2022, siis 2024 ja siis nüüd. Ja mäletan seda, et see oligi vist eelmine kord 2024, kui üks oja oli kohe nii lai, et tükk aega andis sealt läbi minna. Ja seal tuli muidugi seda põhja ka kogu aeg jälgida. Et seal kui kõrval astud, siis muidu seal veetase oli umbes siiamaani üles poole põlve. Aga kui
mööda astud, siis oled rinnulisaadik vees kohe. Et tuli hoolega seda põhja jälgida. Ja vesi oli väga külm. Kuna see on lumesulamisvesi, siis ma arvan, et see veetemperatuur võis olla paar kraadi võib-olla. Ja siis mul vahepeal oligi nii, et teistelt reisikaaslatelt juurde, kuidas nendel oli, aga igatahes ma pidin aeg-ajalt tõusma kõrgemate kivide peale, et natukene varbaid suljetada, sest ei tundnud varbaid enam. Ja niimoodi siis mul sellest kõige suuremast toast üleminek kulges pikalt esiteks. Ja teiseks, kui ma siis lõpuks sinna teisele kaldale jõudsin, siis varbad isegi kätkuna valutasid, et said päris korralikult külma. Et sellised ägedad ojad on siis ka, kuna lumi sulab ja see vesi on tõesti hästi külm. Aga ega midagi, ilusat päeva jätku ja ma siis aga harjutan oma kidrat edasi, aga siit sigarikarbi kidrat edasi, kui siin vabamad hetked on, aga siis edasi kulgeb teegult siit reis veel Norrasse ka veel, et vaatab siis need Norra mägesid ka, kuidas need on. Need on muidugi veel kõrgemad mäed kui need Soome mäed on, et siin Soome mäe otsas sai esimesel korral 2022. aastal käidud ka. See on siis Halti mägi ja see on kusagil, täpselt ei mäleta enam, aga kusagil natuke üle 1200 meetri kõrge. Et Norra mäed on muidugi kõik kõrgemad, aga Norras ei ole plaanis mäe otsa minna. Aga ilusat päeva jätku!